Head uue aasta algust, head kuulajad ja vaatajad Keskhommikust ja täna on stuudios Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees, Tallinna linnavolikogu esimees samamoodi ja mina saatejuhina Janek Mägi. Täna oleme kahekesi aga teemad on selles mõttes väga teravad ja alustame kohe maailma poliitikast. No see, mis Venezuelas juhtus, võib-olla see polnudki nii ootamatu, aga siiski, kui me jälgime uudiseid ja kogu seda voogu, siis kõik räägivad, et nüüd ongi maailmas alles jäänud ainult 3 riiki, Hiina, Venemaa ja USA. Kas see on nii, Mihhail? No esiteks ei ole ju juhtunud midagi kontseptuaalselt uut. Et me mäletame, mis toimus Iraagis, Liibüas. Võib-olla vahe seisneb selles, et tookord rohkem räägiti demokraatia ekspordist. Praegu rohkem räägitakse nafta impordist. Ja ajalugu näitab, et kunagi ei olnud nii, et riik, kuhu tuuakse demokraatiat ja viiakse naftat välja, et inimeste elu läheks paremaks. See niimoodi ei toimi, aga tegelikult see ei olnud ka eesmärk. Kunagi see ei olnud ka eesmärk. Alati eesmärgiks oli maaressurss, nafta. Vahe on selles, et Trump, lugupeetud president, ütleb seda otse välja. Et ei ole vahet, kas üks türaan või teine türaan, kui see türaan on valmis tegema koostööd Ameerika administratsiooniga, presidenti administratsiooniga, siis jumala pärast. Seal oligi väga huvitav detail see, et ameeriklased ütlesid, et praegune senine juhtkond võib jääda paika, et me võtsime küll teil presidendi ära, panime ta pokri, viisime Ameerikasse, aga kui te nüüd teete täpselt seda, mida meie ütleme, siis läheb kõik edasi. Ja võib-olla Eestis ei hoomata, kui suure riigiga on tegemist, et kus elab 32 miljonit inimest ja mille pindala on 1,5 korda Ukraina oma, nii et tegelikult on ikkagi väga suur riik. Ja sellise võjuga sündmused on aset leidnud. Ja vaata, ma arvan, et me tegelikult ei hooma ka seda, et Venezuela ei ole päris Ameerika naaber. Et ei ole väga lähedal 2 riiki, aga vaatamata sellele edukas sõeline operatsioon. Ja mulle tundub, et kui me tegelikult saame aru, mis toimub ja meie riigi ametlik kommentaar on see, aga vaadake, see oli ju türaan, et väga tore, et teda võeti maha, et see ongi demokraatia ja Venezuela inimeste huvides. Aga midagi pole muutunud. See sama režiim, need samad inimesed, samad eesmärgid. Muutus ainult see, et nüüd Ameerikal on olemas ka kontroll ja on tagatud Ameerika ärihuvid. Või vähemalt sellise eesmärgiga see operatsioon oli läbi viidud. Mul on tunne, et nad õppisid Iraagist, kus süsteem nagu korraks lagunes täiesti ära, keegi ei saanud aru, mis toimub, väga palju kuritegevust, kõike muud sellisest negatiivset oli üsna lühikeses perioodis nagu juhtunud, aga nüüd nad said aru, et tegelikult olemasolevat süsteemi ei tohi muuta, et tuleb lihtsalt näidata, et kui te nii ei tee, nagu mina tahan, siis juhtuvad sellised asjad ja täpselt samamoodi hirmuvalitsuse all peavad nüüd ka need teised kahtlased režiimid seisma, et ma arvan, et Kuuba saba väriseb juba päris kõvasti ja võib-olla mõnel teisel riigil veel. Ja ma arvan, et signaal on antud terve maailmale ja mitte ainult Kuubale, vaid ka Euroopale. Ehk siis ja signaal on väga konkreetne. Et Ameerikal on huvid, Ameerika seda ei varja, ei ole vaja pakkuda nagu maailmale mingi juttu demokraatiast,
võib otse öelda konkreetsele riigile, meil on selline huvi, teil on nii palju aega. Aeg möödub, kui kokkulepet ei tule, siis tulevad tagajärjed. Ja noh, ma arvan, kõik on teinud järeldusi. Ja veel üks aspekt, me oleme sellest ka varem rääkinud, et see on ju ka kauplemise viis. Et kõigepealt antakse teada, et tuleb 100% tariifi tõus, siis öeldakse, no okei, 20% ja kõik on õnnelikud. Aga tegelikult no see 5 korda vähem. Ja 5 korda vähem, aga tegelikult 20% see on tohutu tõus. Ja siin samamoodi, et võtame teie presidenti ära, aga siis midagi lepime kokku ja teoreetiliselt kõik on õnnelikud. Millega ma olen nõus, mida sa tõid välja, see on väga õige, see on küüniline, aga väga õige, et väga tihti türaan on parem kui kaos. Ja Iraagis me seda tegelikult oleme näinud. Ja mitte ainult Iraagis, vaid ka Liibüas. Ja see on parem ka rahvale. See kõlab väga küüniliselt ja veidralt, aga kahjuks see nii on. No ma arvan, et lihtsalt riigi ja vangla juhtimine, ega seal suurt vahet ei ole või ettevõtte juhtimine, et need printsiibid on väga sarnased, et keskkond on loomulikult väga erinev, aga printsiibid on väga sarnased, kuidas panna inimesi käituma niimoodi, nagu sa tahad. Aga kui tulla korra selle jagamisfilosoofia juurde, et võib-olla ameeriklastele on juba pikka aega tundunud, et tegelikult need kokkulepped, mis kunagi tehti inimeste poolt, kes on ammu surnud, et need ongi ajast ja arust, et teise maailmasõja aegselt kokkulepped, noh, ma arvan, et näiteks Moskvas kindlasti arvatakse praegu, et see oligi suur geopoliitiline katastroof, et Nõukogude Liit kokku kukkus ja nii edasi. Aga kuhu ma nüüd tüürin on see, et võib-olla nüüd me olemegi sisenenud sellisesse aega, kus elus olevad riigijuhid hindavad ümber neid ajaloolisi asju ja seda on ju tegelikult viimase 500 000 aasta jooksul siin tehtud kogu aeg. Et nad on jõudnudki sinna, et neid inimesi enam ei ole, seda aega enam ei ole, nüüd on uued ajad, uued plaanid, me tahame elada edasi teistmoodi. Vaata, aga tegelikult sisuliselt ei ole midagi muutunud. Et praegu väga palju räägitakse sellest, et rahvusvaheline õigus, rahvusvaheline kord on rikutud. Ma arvan, et on rikutud rahvusvahelise diplomaatia retoorika traditsioonid. See on muutunud, aga sisu ei ole muutunud. Et me rääkisime sellest, et Iraak, Liibüa, aga enne seda oli Vietnam, enne seda oli Afganistan, kuhu Nõukogude Liit tungis sisse. Ehk siis need samad riigid, kes pidid vastutama maailma korra ja rahvusvahelise õiguse eest peale teist maailmasõda. Need samad riigid olid esimesed, kes seda ühel või teisel viisil rikkusid. Ja Lõuna-Ameerikas samamoodi, see ei ole ju esimene kord, kui Ameerika tungib sisse ühel või teisel viisil. Lihtsalt meil ei peaks olema illusiooni. Ma arvan, et 10-20 aastat tagasi meil võib-olla oli natuke selline romantiline suhtumine või siis me pigem püüdsime seda romantilist suhtumist valijatele pakkuda. Et Afganistanis või Iraagis, et meil on rahvusvaheline õigluse missioon ja nii edasi, aga tegelikult ei ole. On olemas suurte riikide huvid ja sellega tuleb arvestada. Ja nüüd siin on ka teine äärmus. See ei tähenda, et nüüd me kindlasti peaksime nüüd enda liitlast kritiseerima. Ja ütlema, et mis mõttes rahvusvaheline õigus on rikutud. No kuulge, me oleme seda aksepteerinud varem alati ja praegu ei ole midagi muutunud. Meil ei ole väga palju liitlasi tegelikult
ja rääkimata sellest, et me ei saa endale lubada olla konfliktis iga suure riigiga. Et Venemaa, Hiina ja Ameerika. Et tuleb valida, kellega me oleme ja meil siin ei ole midagi valida. Ehk siis, mida ma tahan öelda, et jah, siin ei ole midagi rõõmustada, nagu võib-olla mõni poliitik seda teeb Venezuela osas, aga see ei ole ka mingi tragöödia. Noh, minu arvates, et see on lihtsalt järjekordne samm ja järjekordne tõend selleks, et see ongi päris maailmakord. See on väga suured muutused ja kui me mõtleme, Venemaa on ära võtnud umbes Balti riikide suuruse osa Ukraina territooriumist tänaseks, aga nüüd ameeriklased ütlevad selgelt, et neil on Gröönimaad vaja oma julgeoleku jaoks ja Taani väriseb, seisukohtadest on näha, et nad on nagu, vähemalt nad on ikkagi väga-väga mures, ütleme nii, aga nüüd värske uudis on see, et USA on mõelnud, et tegelikult, et ega nad ei tahagi sõjaliselt võtta, et nad lihtsalt ostavad ära Taani käest selle. Et Mihhail, mis sa arvad, lätlased on ju kogu aeg tahtnud endale ühte meresaart Ruhnut, et võib-olla see tuleks siis neile müüa. Ja, no kui nad peaksid käituma nii nagu käitub Ameerika, siis kõigepealt peaks toimuma selline operatsioon Saaremaal ja siis läbirääkimised Ruhnu osas. See on küll halb nali, aga ma arvan, et Gröönimaa me praegu näeme sama olukorra. Vaata, me alustasime sellest, et on erinevad kauplemisviisid ja on suhteliselt primitiivsed kauplemisviisid. Ja ma arvan, see on sama signaal, et vaadake, mis on teoreetiline võimalus, aga on võimalus ka kokku leppida. Ja siis, kui aasta tagasi oli juttu ka sellest, et võiks ju osta või kuidagi üle anda, siis ma arvan, et kõik ütleksid, et mitte mingil juhul. Aga nüüd, kui on teoreetiline, aga võib-olla mitte teoreetiline oht, et ka võib küsimusega teismoodi lahendada, siis osto on ju päris normaalne lahendus, et ja kõik võib-olla siis plaksutavad. See ongi see sama kauplemise viis. Võib-olla ma ei ole nagu päris nõus sellega, mida sa ütlesid, et on tulnud suured muutused, jah, suured geopoliitilised muutused, aga mitte kontseptuaalsed muutused. Et muutus seisneb selles, et me saame aru, et rahvusvaheline õigus ei eksisteeri, on olemas see jõud ja suurus ja ressurss ja lihtsalt me peame täna sellest lähtuma või siis ausalt tunnistama, et see oli nii ka varem. Ja selles mõttes Ameerika käitumine võrreldes sellega, mida teeb Venemaa, on päris kirurgiline. Vaata, sa ütlesid, et Venemaa hõivas osa Ukrainast, mis on päris suur territoorium, aga võrreldes sellega, kui suur on ise Venemaa ja kui suur on Ukrainas, tegelikult ei ole suur territoorium. Ja nüüd paneme selle vastu, kui palju on inimesi tapetud, kui palju on ressurssi ära kuulutatud, siis tegelikult, kui mõelda nii, nagu mõtleb Ameerika või Trump äriliselt, siis see oli absoluutselt mõttetu. See oli absoluutselt mõttetu juba ette, see on nagu tõsi, aga selle Gröönimaa puhul on veel huvitav, et võib-olla inimesed ei hooma seda territooriumit, millest siin üldse räägitakse. On 2,1 miljonit ruutkilomeetrit, see on pool Euroopa Liidu pindalast, pool, 50%. Ja 30 000 elanikust, inimesi seal eriti. 56 000 umbes. Nii et ütleme, et 56 000 inimest, et see on
selline Narva suurune inimeste arv, no nüüd on vist Narvas isegi vähem juba, aga noh, oli mingi hetk oli sellised numbrid, aga see territoorium on üüratu, et selles mõttes Venezuela puhul on ka täpselt samamoodi mastaabi efektist arusaamiseks, et see on 2 Rootsit, Venezuela, ehk siis sisuliselt natukene vähem kui kogu Skandinaavia, Norra, Rootsi ja Soome kokku, natukene vähem, et see on nagu ja siis, et need territooriumid, mida Venemaa siin praegu noolib, vähemalt siiamaani, et need on tõesti nagu tolm, et võrreldes sellega, mida me räägime Ameerikas. Ja, territoorium, ressursse Venezuela puhul Ameerikale territooriumi vaja ei ole ja inimesi ka seal on... need on juba läinud varem, sest Venezuela põgenik on terve Ameerika täis, et selles mõttes kõik, et selles mõttes. Ja, aga naftat seal on väga palju ja see ei ole lihtsalt ressurssi, on võimalik ka saada kontrolli naftaturu üle ja mõjutada hindu ja nafta hind on suur geopoliitiline mõjutegur, et see on midagi palju globaalsem kui lihtsalt nagu täiendav ressurss. Absoluutselt. Aga loodame, et siis Euroopa Liit, Euroopa liitlased seisavad Taani selja taga ja sünnivad ikkagi mõistlikud lahendused ka nende Ameerika huvide kaitsmiseks ilma verevalamise ja Ameerika presidendi nõunikud ütles väga tabavalt, keegi ei hakka ju sõdima meiega Gröönimaa nimel, et pole mõtet seda arutada, et mingi sõjaline konflikt, et me siin arutame, kuidas me võtame, aga ükskõik, kuidas me võtame, sellist asja nagu selline konflikt ju niikuinii ei tule. Ja eripärane on veel see, et tegelikult Gröönimaal on Ameerika baasid praegu ju olemas. Et iseenesest nagu Krimmis Venemaa baasid. Jah, täpselt sama situatsioon, et selles mõttes on nii, aga rahvusvahelise poliitikaga kindlasti nüüd sellel aastal jätkame olulisel määral, sellepärast et tundub, et need teemad, mis toimuvad Ameerikas ja mis toimuvad Euroopas, mingeid kiireid lahendusi siin kuskil ei paista. Aga tuleme korraks Eesti juurde. Sellel aastal on meil taas presidendi valimised ja nüüd on juhtunud selline olukord, et siiani erakordselt rahulikult toimetanud presidenti, võib-olla ta on mõned seadused tagasi saatnud ja niimoodi, aga otseselt meedias sellist suuri rünnakuid varem pole nagu olnud. Ja nüüd ta on nagu kõiges süüdi, kõik teeb valesti. Esiteks ma küsiks, et mis sa arvad, kas ega see juhuslikult ei ole seotud presidendi valimistega? Ja siis teine küsimus on see, et kes siis presidendiks saab, et ma arvan, et sa ju nime tead. Kui sa niimoodi küsid, siis ma pean küsima vastu, kas presidendi valimised tulevad või? jah, ma ikkagi arvan. Ega sa nüüd ei vihja ometi Ukrainale, kus tegelikult kõik ootavad väljapoolt, et iga saaks valimised ära korraldada, seal on nüüd aeg üle läinud ja tänu sõjale ja... Jah, muidugi me elame maailmas, et kus kõik on võimalik, aga me juba arutasime aasta lõpus, et on alanud kampaania presidendi vastu, Karise vastu ja selleks on 2 põhjust. Et esiteks 3. Esimene, nagu sa ütlesid, presidendi valimised tulevad. Teine põhjus seisneb selles, et tegelikult president on meil väga populaarne ja usaldus tema suhtest rahva poolt on mitu korda suurem kui valitsuse suhtest teadaolevalt. Et numbrid olid vist valitsus 12 ja president 64%. Et valitsusele see kindlasti ei meeldi, rääkimata sellest, et president mõnikord midagi kriitiliselt
teeb või arvab valitsuse osas. Ja kolmas põhjus seisneb selles, et selge on see, et praeguse koalitsioonierakonnad ei soovi, et Karis jätkaks. Et nad tulevad enda kandidaadiga, kas see kandidaat on juba valitud, seda ma ei tea, kas suudavad Reformierakond, Eesti 200 ka sotsidega kokku leppida, et valida juba Riigikogus, seda me veel ka täpselt ei tea, aga sotsid juba andsid mõista, et nende huvi ongi valida just Riigikogus, mis omakorda võib tegelikult tähendada, et on soov kokku leppida, et kolme erakonna vahel, ehk siis Reform, Eesti 200 ja sotsid, et kes on nende ühine kandidaat ja teda valida juba Riigikogus. Pead sa seda reaalseks? Jaa, vaata, see on reaalne sellepärast, et kui Riigikogu ei vali, siis tekib uus olukord. Sest valijameeste seas on ülekaal teistel erakondadel. Et räägime sellest, et seal on ka väga palju inimesi, kes otse erakondadega ei ole seotud, aga Nad saavad 2/3 siis kokku, arvad? Matemaatiliselt see on võimalik. Et kui Riigikogus Reform, Eesti 200, sotsid panevad seljad kokku, ma ei tea, mõni aknaalune ka, ja siis matemaatiliselt see on võimalik. Ja vaata, see poliitiline olukord samamoodi näitab, et siin võib tekkida ühine huvi. Sest kui Reform, Eesti 200 ja sotsid omavahel ei lepi kokku, siis suuremad võimalused tekivad Isamaal, Keskerakonnal ja EKRE-l. Ja sellepärast ma arvan, nad ongi huvitatud valida Riigikogus. Ehk siis minu arusaam näitab vähemalt kahte asja. Et esiteks Alar Karis kindlasti ei ole koalitsiooni kandidaat ja teiseks kindlasti koalitsioon koos sotsidega püüavad valida Riigikogus. Kristen Michal on korduvalt rõhutanud, et tal on hea läbisaamine ka siin hiljuti presidendiga ja et majanduslikult oleks ju riigile kõige kasulikum siiski, et president teeks 2 ametiaega, sellepärast et muidu tuleb jälle hakata maksma suuri summasid presidendile, kes ei saa tööd teha. Vaata, ma arvan, et see on argument tegelikult. Ühes küljest võiks ju öelda, et me ju räägime nagu presidendist, et see ei peaks olema peamine nagu argument. Aga kui on näha, et meil on minu arvates, see on minu isiklik arvamus, et meil on soliidne president, siis ja teades, et tema roll ühiskonnas institutsionaalselt ei ole väga suur. Isikuna see võib olla suur, aga see sõltub konkreetsest inimesest, aga institutsionaalselt presidendi roll ei ole väga suur, et väikse riigi puhul toota presidente regulaarselt ei ole väga mõistlik tõepoolest. Ja selles mõttes, kui see oleks mitte poliitiline küsimus, aga ühiskonna huvide küsimus, riigi huvide küsimus, siis ei oleks vaja kedagi uut valida, sest minu arvates Alar Karis enda rolliga saab hakkama. Aga siin tuleb teine mäng, sest mida niimoodi väga konkreetselt ütles üks Eesti 200 juhtiv poliitik, et kuna on oht, et järgmine valitsus on konservatiivne, siis tasakaaluks oleks vaja valida kedagi, kellel oleks esiteks
rahvusvaheliste suhete taust ja teiseks, et ta oleks sellele konservatiivsele valitsusele oponendiks. Ja sa ütlesid väga olulise märksõna, et rahvusvaheliste suhete taust. No Eesti rahvas on kogu aeg pigem tahtnud sellist presidenti, kes on näoga rahva poole ja noh, võib-olla kõige legendaarsem on loomulikult Arnold Rüütel, kes seda rolli võib-olla kõige paremini viimastest presidentidest täitis, aga kui oluline üldse on Eesti presidendi selline välispoliitiline võimekus, sest loomulikult see oleks väga vahva, Toomas Hendrik Ilves tegi seda tööd tõenäoliselt vähemalt peale Lennart Merd kindlasti väga hästi, talle pakkus teema huvi, ta tegeles sellega, aga see mõju, et kas seda mõju tegelikult ikkagi on, sest kui me võtame ka näiteks need Euroopa Liidu suured kogunemised, kus laua taga on 27 riiki, igaüks saab rääkida minuti või 2. Ma mäletan, kui ma käisin Ateenas, seal oli OECD rahandusministrite kogunemine, laua taga oli 38 riiki, mul oli kõne ette valmistatud 2 või 3 minutit, ma ei mäleta, kui pikk see oli, loomulikult see oli kõik, lugesid maha seda, keegi seal midagi ei inspireerinud, aga korrutada nüüd see inimeste arvuga läbi, siis ikka mitu tundi. Ja et tegelikult sa ei saa seda mõju, et sa võid olema selleks Donald Trump, aga Eesti presidendil sellist mõjujõudu ei ole. Vaata, kõik need rahvusvahelised formaadid ja organisatsioonid on muidugi väga oluline viis, kuidas poliitikat mõjutada, aga kindlasti see ei ole peamine viis. Peamine viis on otsekontaktid liidritega, inimestega ja kui president või ükskõik, kes on see riigi esindaja, on suuteline luua neid kontakte, tal on karismat, tal on kompetents, ta teab, mis on riigi huvid, meie riigi huvid ja mida on vaja saavutada, siis poliitikat minu arvates, päris poliitikat tehakse väga palju otse, mitte rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Nii nagu seda teeb ka Soome president. Ja nüüd on küsimus, kas presidendil on selline roll? Võiks olla. Aga ma arvan, et väikse riigi president peab olema multifunktsionaalne. Ta ei saa olla lihtsalt välisminister. Ta peab olema eelkõige rahva president, rahvale ja rahva president ja siis tal võiks olla ka seesama rahvusvaheliste suhete taust. Aga üks ei välista teist. Ja nüüd, kui me võtame Eesti 200 eesmärki aluseks, et ta oleks keegi, kellel oleks rahvusvaheliste suhete taust ja samas ta oleks oponent riigi valitsusele, siis sellest ju kasu ei ole. Sa saad midagi tõepoolest riigi jaoks teha ainult siis, kui sa oled võimeline teha koostööd eelkõige valitsusega, et teil on ühised eesmärgid, ühised arusaamad, mida te soovite saavutada ja siis sa selle pagasiga lähed ka rahvusvahelisele areenile. Ehk siin, kui me räägime riigi huvidest, ühiskonna huvidest, siin ei tohi tekkida konflikti, et sa oled selline särav rahvusvaheline poliitika, aga kodus sa oled valitsusele oponent ja rahvale sa ei ole keegi. Et neid asjad ei lähe kokku. Aasta pärast kardetakse väga, et tuleb Keskerakonna ja Isamaa ja võib-olla ka EKRE ühine valitsus, sellel pole vaja spekuleerida praegusel hetkel, need muutused. Aga sellega hirmutatakse praegu. Ja sellega hirmutatakse ja see seos ongi võib-olla see presidendi valimistega ka, aga kui sa mõtled nüüd, et seda sa mainisid, et mis Riigikogu suunad on,
aga mismoodi valimiskogus võiks minna, kas näiteks Alar Karis võiks olla valimiskogus arvestatav kandidaat uuesti jätkama või no mis meeleolud on, et kui ta jõuab sinna valimiskokku? No me seda ei tea. Me seda ei tea ja selleks ajaks veel võib palju muutuda, et no üks kampaania algas. Karise vastu kampaania algas. Varsti algab ühe või teise kandidaadi toeks kampaania. Ja see kõik mõjutab. Ja see loomulikult mõjutab ka seda, mis hakkab toimuma. Et mis on valijate meeleolud. Et me mäletame, kuidas see käis siis, kui oli konkurents kahe kandidaadi vahel. Üks oli rahvusvahelise taustaga ja siis teine oli rahvamees. Et siis mõjutati väga palju ja kampaaniad mõjutavad. Absoluutselt ja ma arvan tegelikult, et vist ongi nii, et see kampaania kui selline ei ole mitte ainult show, vaid see on tegelikult väga oluline debatt, mis tulebki maha pidada, et aru saada, mida Eesti vajab ja mida ta tegelikult, mida rahvas tahab. No, see on selline idealistlik lähenemine. No. Ma olen sellega nõus, et see on väga õige, mida sa ütled, et ongi vaja, aga lihtsalt me ju teame, et väga palju on tehnoloogiat mängus. No, ma olen nõus, Mihhail, aga kas sa sellega ka oled nõus, et tegelikult selle tehnoloogia tõukejõud on ikkagi võime saada hääli? No, sest mina tahan juhtida saate lõpuks teema sinna, et ma arvan, presidendi valimised on tegelikult Riigikogu valimiskampaania üks väga oluline osa. Just, ja kõik erakonnad hakkavad sellest ka lähtuma, sest suuremas plaanis olulisem on see, mis hakkab toimuma aasta pärast. Ja kahjuks või õnneks presidendi valimised on üheks instrumendiks või üheks etapiks. Aga peamine tulemus ja peamine eesmärk on Riigikogu valimised. Ja selle teadmisega me täna ka lõpetame. Stuudios oli Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi, tänan teid vaatamast, kuulamast. Keskommik on eetris jälle nädala pärast.